Armas 9. klass. Head lapsevanemad, head kolleegid, lugupeetud külalised. Täna tähistame me ühe olulise etapi läbisaamist. Me tähistame meie kenade ja tarkade noorte 9-aastase haridusteekonna lõppu ja ühtlasi tähistame me uue algust. Meie ees on Noarotsi kooli 92. lend. Iga lend jätab endast kooli oma jälje. Ja lahkudes võtab ta kaasa tükikese koolist. Iga lend rikastab kooli ja iga lend annab meile kasulikke õppetunde. 92. lend, te jääte meile meelde just teile omase erilisusega, oma väga julgete arvamustega. Te jääte meile mõnusasti meelde. Natuke pean ma isekalt nentima, et teie siit koolist lahkumine on tegelikult natuke valus ka, sest omadest lahti laskmine on valus. Samas tunneme me kõik tohutult rõõmu selle üle, et teil on nüüd tee valla veelgi rohkematele võimalustele. Oluline on aga see, et te haaraksite kinni just nendest asjalikest võimalustest. Sest loomulikult on teil võimalik elada lihtsalt mugavat ja lihtsat elu. Tegutseda nii, nagu on lähedaste ja sõprade ootus või pealtnäha on lihtne ja kasulik. Aga mina arvan, et teis kõigis on see miski, mis aitab teil elus teha midagi erakordset. Mõelge suurelt, julgege unistada, takistusi ja raskuseid ei maksa peljata, sest teis on valmidust neid ületada. Meid viivad edasi õnnestumised ja ebaõnnestumised. Järgige oma unistusi põnevatest elukutsetest, neist, millest te muuseas ka mulle olete rääkinud. Hoidke endis tahet hakata inseneriks, arhitektiks, psühholoogiks, näitlejaks, disaineriks, IT-guruks. Igas ühes teis on see miski olemas, mis aitab teil valida just teile meelepärase tee. Ja kui te seda teed valite, siis valige seda ka väikese missioonitundega, sooviga teha elus midagi head. Ja veel, lubage mul anda mõned soovid, personaalsed teile. Ema-Liisa, sinus on varjus palju head ja põnevat. Julge lasta see endast välja. Raian, julge jääda ikka iseendaks, ükskõik kus ja kelle seas sa oled. Julge teha hästi suuri tegusid. Toor, takistused ja raskused on ületamiseks ja sina saad alati hakkama. Valeria. Aga Valeriale tahtsin mõelda, et vaikimine kuld ja rääkimine hõbe ja mulle tema juures see meeldib. Ruudi, sinus on nii palju eripalgelist loovust, mõnusat sõnaseadmise oskust. Kasuta seda rohkem. Katariina, julge ennast ületada ja rääkida endast maailmale.
sinus on nii palju head varjus. Tristan, sa oled väga, väga tubli nii paljudes asjades. Ka siis, kui kõik ei lähe päris nii, nagu on sinu ootus. Aga sa oled väga hea. Rudolf, seisa ikka õiguste eest. Michael, julge näidata ka teistele, kes sa tegelikult oled. Mõnus kaaslane, arukas, maailmas ju hästi mõistev. Georg, arukus ja nutikus viivad sind edasi. Julgen rohkem avada. Minna, tea, et tegelikult on hästi palju neid, kes sulle soovivad ainult head ja kes on sulle toeks. Marko, rohkem enesekindlust ja julgust. Näita kõigile, mis sinus on ja kui palju on sinus kõike seda head. Hanna-Liis, jää kindlaks sellele põhimõttele, et elus tuleb teha seda, mis meile päriselt meeldib. Kristin, sul on süda õiges kohas. Sinust peetakse lugu. Sinu arvamus läheb korda. Jätka oma teekonda samas vaimus. Triin, töökus ja usinus viivad sind sihile. Evelin, jätka paljude teoste lugemist. Jätka oma vaimu harimist ja vii oma unistus ellu. Armas 92. lend. Palju õnne. Ja võtke endale sihiks hästi kõrge ja põnev. Te olete tublid. Ja nüüd annan ma sõna Lääne-Nigula valla esindajale, haridusosakonna juhatajale Solveig edasi. Head lõpetajad, lugupeetud lapsevanemad, õpetajad ja külalised. Tõesti, oleme täna siin nende ägedate, väga kaunite ja tublide noorte pärast. Armsad noored, õnnitlen teid põhikooli lõpetamise puhul. Ja täna siin räägivad suuresti elukogemused. Ka meie oleme ühel hetkel olnud lõpetajad. Sellel kuul on olnud mul 2 klassi kokkutulekut, 8-klassilise kooli kui ka keskkooli oma. Ja see näitab, et koolil on suur väärtus. 40 aastat hiljem jälle saame kokku. Igaühel on oma elutee erinevate ootustega ja tänapäeva tingimustes piiramatu võimalustega nende ootuste realiseerimiseks. Kuidas aga leida just see elukutse, tee, töö, mida sa ise armastad? Ega sellele ühest vastust või valemit ei olegi. Võin siinkohal jagada vaid enda kogemusi ja soovitusi emana ja vanaemana. Kuule julgelt oma südame häält ja intuitsiooni. Kuidagi viisi nad juba teavad, mida sa tegelikult tahad tõeliselt saavutada. Kõik muu on teisejärguline. Iraani luuletaja Jalal Khomeini on öelnud, see, mida te otsite, otsib teid samuti. Head noored, nii nagu ka Signe ütles, elu on täis erinevaid võimalusi. Ära anna alla. Igast kaosest leiad väljapääsu.
mille kogemine teeb sind aina rikkamaks. Julge eksida ja eksimustest õppida. Ole tänulik saadud õppetundide eest. Ja pidage meeles, teie pere, kool ja sõbrad on siin. Meie oleme siin ja elame kaasa teie tegemistele ning ootame teid tagasi päriselt. Aitäh! Nii, ja nüüd tuleb pidulik ja oluline hetk veel. Me anname teile kätte selle kõige tähtsama paberi selles koolis, teie lõputunnistuse. Emma-Liisa, ole palun.
Kairo, ma arvan, et on ääretult suure aplausi ära teile. Aktus jätkub ja nüüd ma kutsun siia meie laululapsed, kes laulavad. Kuulate seda laulu. Te teate seda laulu. Väga sügava sisuga laulu. kutsun siia Inge Gert Lindström ja Karl-Aksel Adelmanni. Austatud külalised ja õpetajad, kallid õpilased. Mul on hea meel täna jagada välja 2 preemia Riikooli Nuoruutsi Kodukandi ühingu poolt. Esimene preemia läheb õpilasele, kes õppeaasta jooksul on teinud koolitöös suuri individuaalseid edusamme. Ma palun siia Ryan Hanni.
õpilasele, kes on valitud parimale sõbrale ja tema nimi on Kristiin Saarens. Samuti tahan tänada teid, direktor, õpetajad, õpilased, hea talgutöö eest rannarootslaste olulistel kohtadel. Meil on väga hea meel, et eesti-rootslaste ajalugu hoitakse siin elus siin Noa-Rootsis. Suur aitäh teile ja ilusat suve. Aitäh! Annan sõna Noa-Rootsi kooli kehalise kasvatuse õpetajale Silver Schönbergile. Austatud lõpetajad, külalised, kolleegid, meil Kairiga on suur au ja rõõm anda üle väikesed spordiväiked, nii nagu juba viimastel aastatel kombeks on. Te ilmselt teate, et mees on nii, ma siin teie ees räägin, sõnu võtsin, jookseks võib-olla isegi 25 kraadi kuupelit, aga vahest on elus ühesõnaga ära ja seda enam, kui endas tegelikult on ju tohutu soov tänada, sest nii teab, et mõnega teist kohtume elus viimastel, kui ma loodan, et see nii ei ole. Aga meie tänu teile nende aastate eest on hindamatu ja nüüd me püüamegi siis tänada osasid teist, meil on siin 5 karikat üle anda. See on töö eest 1–9 klass. See on töö eest mitte ainult Noa-Rootsi kooli seinte vahel, vaid ka väljaspool seda. Ja võib-olla siinkohal olekski paslik minna tagasi sügisesse ja mõned võistlused tuua välja, et tekitada niisugust kirge, emotsiooni, seda, mida sport peabki pakkuma ja seda, et kuhjaga kohta. Ehk siis peale seda, kui meil olid need üks kõige meeldivad koroona-aastad kodus, võib-olla mõni keskendus rohkem arvutispordi ja seal mängu. Aga me ei teadnud, millised lapsed meile sügisel kooli tulevad, aga enne Noa-Rootsi kooli õpilane on alati tubli ja suve jookseb, hüppab, ujub ja nii edasi. Ehk siis esimesed võistlused, mis meil sügisel toimusid, olid jalgpallivõistlused ja ma ütleks, et me võtsime sealt maksimumi, nii nagu meile on tavaks. Et tulemuseks teine koht, alustuseks väga hea, arvestades, kuidas Haapsalus jalgpalli mängitakse ja väike maakool ja nii edasi, väga tublid. Lapsed rahul, õpetaja rahul.
järgmiseks mängisime korvpalli, kus oodatud vastupanu teistelt jäi pisut lahjaks või olime meie siis nii tugevad, nii et võiks öelda, et selja võitis, Noorotsi võitis. Sealt edasi mängisime võrkpalli ja me ei lasknud ennast üllatada, võitsime ka seal. Nii, siis järgmine võistlus oli saalihoki. Teadupärast mängitakse seda mängu väga kõvasti meie suure rivaali juures, Orukooli juures. Meil on siuke aastatega kujunenud siuke väike rivaliteet, mis on spordis väga tore ja edasi. Ehk siis me läksime nii-öelda Karukoopasse, võistlused olid nende juures, tribüünid rahvast täis, kisavad ja nii edasi. Mängud olid ääretult põnevad, kuni siis jõudis kätte see otsustav mäng, mõlemad võistkonnad, nii Oru kui Noorotsi tunnistasid ainult võite. Ja saabus see finaalmäng siis, mis oli ka võrdsete võimalustega, oli meil võimalusi, oli neil ja olukord oli selline, et meil oli vaja igal juhul võitu, et tulla võitjaks. Ja kes te sporti olete teinud väljaku kõrval, et kui teil kindlasti on mingi lemmik meeskond või midagi, siis kui sinu meeskonna on hädasti midagi vaja, siis kell midagi jube armutab nagu lendab, et ühesõnaga vaatad, kuidas need sekundid kuluvad ja väravat ei tule. Ja sellisel hetkel elus on niimoodi, et sport pakubki just liidreid, kes nii-öelda tuleb. See ei ole ainult mitte spordis, et see võib ka elus teinekord niimoodi vabalt juhtuda. Sellel samal poisil, kes nii-öelda kastanid tulest välja teeb. Põhimõtteliselt viimasel sekundil keskjoone pealt oma valla poiss Toor, sai palli, läks palli lendu ja see pall oli väravas. Ehk siis te võite ette kujutada nagu esiteks nagu meie emotsiooni, eks me loomulikult kaljusime kaasa arvatud, mina kõik olid väljakul koos nii edasi. Ja mida tegid need püünid ja vastasvõistkond, kepid, vendasid asjad, eks. Täis mõrd, eks. Ja kooli spordiliidu istuseks, et selles suhtes see sats on nagu pakkunud tohutut emotsiooni. Ja see ei ole, ärge nagu arvake, et nad on nagu lihtsalt mingi kamp hüperaktiivsed, kes lähevad ja jooksevad ülejäänud seltskonnast üle. Kaugel sellest, et tegemist on väga tasakaalukate, tarkade, noorte inimestega ka spordiväljakul. Et kõik otsused on kaalutletud, tulevad rahust, seal on õigel hetkel ka seda nii-öelda vürtsi, seal tekivad, kui nende kõikide mängude lõikes vaadata, alati omad liidrid, kes nii-öelda välja veavad. Nii et ainult ülivõrdes. Ja põhimõtteliselt siis nagu kõik võidud pallimängudest välja arvatud jalgpalli. Ma täna isegi, et ma siin teile nagu ei valetaks, mingit pada ei ajaks, eks. Helistasin siin vanematele kolleegidele ja küsisin üle, et kas sellist asja on juhtunud, et keegi kunagi on võitnud kõik pallimängud, mida nagu pakutakse mõni kool. Ei, seda ei ole juhtunud ja ei ole isegi juhtunud, et keegi on saanud ühele teise ja te olete igal juhul nagu kirjutanud juba end Läänemaa spordi ajal. Väga tubli. Okei, aga ma teen ettepaneku, et hakkaks siis karikaid andma ja ma arvan, et elus ikka öeldakse, et mille nimel me sporti teeme, võib-olla teeme tüdrukute pärast, mõni äkki teeb, nii et esimese karika annaks ühele vaprale tüdrukule ja see tüdruk on Kristin.
jalgpalli, on vedanud väga hea mängijana, mingitel hetkedel väga hea taktikuna, ka treenerina. Ja mulle endale teeb väga head meelt, et selle poisi nagu sporti teeb võib-olla ennem ta võib-olla kummardas ühte jumalat ja tõenäoliselt ta kummardab praegugi. Aga sinna kõrvale tekkis ka teisi jumalaid. Nimetagem siis teisi spordimänge. Ja tegemist on väga andeka noore sportlasega, kellel me kindlasti kõik nagu pöialt hoiame, et jõudkuda elus kaugele, me teadus Eesti koondisesse. See poiss on Kristjan. Karika peale on kirjutatud oled parim. Järgmine karikas läheb siis sellele liidrile, kes siis meie käed taeva poole rõõmust. Ja neid hüppuma pani Toor Härm. Toori tee vist jätkub Prantsuse lütseumis. Et hoiame talle pöialt, et ta saaks oma meelisalaga saalihookiga tegeleda ja miks mitte ka täiesti vabalt Eesti koondis hoiavad. Nii, meil on 2 karikat veel. Nüüd läheme kergejõustiku juurde. See kronoloogia saab siis jätkuda, et aasta lõppes suure pauguga, heas mõttes. Käisime kergejõustikuvõistlustel koolide vahelisel ja põhimõtteliselt me võitsime kõik. Ainuke võit, mis pesast välja läks, oli 100 meetri individuaaltulemus. Seal sai üks Noorutsi poiss teise koha. Kuulitõuke võit, odaviske võit, kõrgushüppe võit, kaugushüppe võit. Odaviskes kusjuures veel 3 esimest olid Noorutsi poisid. Kaugushüppes 2 esimest Noorutsi poisid. Ehk siis seltskond teised planeedid. Teatavaks ka? Jaa, väga täpselt. 4 korda 100 meetrit ka võit Noorutsi. Seal võistlusel saavutas, tegi teatejooksus minu meelest vaata parima jooksu sellest 4. Ja võitis kaugushüppe tulemusega 5.73, mis on väga hea tulemus. Maike. Nii, viimane karikas. Rääkimata sellest, et ta võitis osa loomulikult kõik need poisid, kes siin tunnustust said, olid ka kõikidest nendes pallimängudes peaosalised. Lisaks sellele veel on meil 2 vahvat kooli siin Noorutsis, on Noorutsi kool ja Noorutsi gümnaasium. Ja meil on tavaks, et tublimad põhikooli spordipoisid saavad võimalusega nii-öelda tulla võistlema gümnasistidega. Ja ma pean ütlema, et põhikooli poisid, kes on nagu kaasa võetud, ei ole sinna võetud pinkisoendama või mida iganes, et nad on alati igal võistlusel pretendendid nii-öelda mängimaks seda esimest viiolit. Ja ühel võistlusel minu meelest gümnaasiumi korvpall, võrkpall tegi väga hea etteaste poiss, kes saab selle karika. Pluss ta pani kokku väga kõva
mitme võistluse viimasel kergejõustikuvõistlusel võitis kuulitõuke, odaviske, kõrgushüppe. Kas jäi midagi veel? No 4 korda teada ka, aga individuaalvaadest oli 3. Väike. Okei. Ühesõnaga, mis ma praegu? Ma seda saladust hoida ei suuda. Roe! Lõpetuseks nii palju, et kuuldavasti ma ise väga hoian köialt, vaata, et ei saa isegi korralikku ööund viimasele osadele teist, et te kindlasti järgmisel aastal ka meid oma sportlike tulemustega rõõmustaksite. Eks, et ETD jätkuks Noarootsi gümnaasiumis. Need, kes on valinud teise tee, teile ma soovin ka kõike paremat. Ja külalistele, lõpetajatele veel, et minu meelest tänapäeva elu, kuidas tundub sulle, Kaili, on koondunud väga paljuski nuppude taha. Need on erineva suurusega, erineva värviga. Et ühesõnaga elu on läinud väga mugavaks, aga te olete kindlasti selle 9 aasta jooksul juba ära õppinud, et teie keha on konstrueeritud selleks, et ta liiguks, sest ainult niimoodi te saate olla terved, vitaalsed, teha suuri tegusid, ka nuppe vajutada. Ehk siis minu selline sõbralik soovitus, kui te peaksite kunagi seisma mõne lifti ees, kiusatusega vajutada seda nuppu, siis mõelge, et seal, kus lift sõidab üles alla, on kindlasti ka trepid, nii et väga loodan teiega kohtuda kuskil trepide peal, mitte liftis. Ühesõnaga ilusat suve, olge tublid, suur tänu! Palun sõitama 8. klassi esindajatel, kellel on esitada laul 9-ndikele. See, mis ei urune. Siin on aegu, mil tunda võid halvasti end ja on aegu, mil oleme kui õde ja vend. Ehkki, mis sul liial ei urune. Need ei urune. Su kõrva oli toisu unistamas, sa julgustad teisi selle teed. Sa ole kevad päikene, mitte öökülg sügisene. Kui keegi vajab sind, ole see. See on koolide, mis meil on ühine. Koolile me üheskoos mõtleme. Kooliaeg on see, mis ei urune. Siin on aegu, mil tunda võid halvasti end ja on aegu, mil oleme kui õde ja vend. Ehkki, mis sul liial ei urune. Need ei urune.
seda teen. Lähme koos, siis on kõrgem see. Anname järjeks teistele. Mis meil on ühine, koolile me üheskoos mõtleme, kooliaeg on see, mis ei unune. Siin on aegu, mil tunda võid halvasti end ja on aegu, mil oleme kui õde ja vend, hetki, mis sul iial ei unune. See on koolile, mis meil on ühine, koolile me üheskoos mõtleme, kooliaeg on see, mis ei unune. Siin on aegu, mil tunda võid halvasti end ja on aegu, mil oleme kui õde ja vend, hetki, mis sul iial ei unune. Need ei unune. Sõna saab 9. klassi esindaja Thorhelm. Tere ka minu poolt, lugupeetud klassikaaslased, õed ja vennad, emad ja isad, vanaemad ja vanaisad. Tänan teid kõiki, et olete tulnud siia vaatama, kuidas teie noored on lõpetanud 9. klassi. Aitäh, ema ja isa, et tõite mind siia kooli ja üleüldse Noarotsi. Ilma selle otsuseta ei oleks mul nii vahvat klassi, õpetajaid ja nii ägedaid sõpru. Tänaksin õpetajaid, kes mind on õpetanud alates kõige varasemast. Kui kuulete oma nime, siis palun tulge seiske siia ette, et saaksin teile ühe šokolaaditahvli anda. Tulles siia kooli oli minu esimeseks õpetajaks klassijuhataja Katrin Otsa. Aitäh, Katrin, et võtsid mind nii soojalt ja armsalt vastu ja õpetasid mind hoolega. Peale Katrini oli mul kohe veel üks õpetaja, Lii. Sa õpetasid mulle inglise keelt, mis on osutunud tähtsaks minu elus ja tutvustasid mulle seda maailma. Olen väga tänulik selle eest. Muidugi ei saa unustada võrratuid kehalise kasvatuse õpetajaid, Silverit ja Kailit, kes näitasid meile, et oleme kõigeks suutelised ja kindlasti siit koolis minnes on meil kõigil eelis, et oskame mängida mis tahes sporti just tänu teile. Järgmisena on teine klassijuhataja, Tiina. Vaieldamatult üks suur osa minu kooliteest. Aitäh, et oled mind nii palju aidanud, mind ja minu sõpru kõiges, milles vähegi oskad. Alar on õpetaja, kes üritas minus ja minu klassikaaslates kunsti vastu huvi tundma panna, aga see hästi ei õnnestunud. Kuid kui kätte saabus aeg, mil pidi keemiat õppima hakkama, olin väga terav kuulaja ja üritasin suure innuga aru saada, mis parasjagu käsil on. Aitäh sulle! Heli on õpetaja, kes näitas mulle, kuidas arvutis Wordi või Excelit kasutada ja õpetas, kuidas teha PowerPointis vägevaid esitlusi ja lisaks sellele õpetas sutsukene ajalugu. Olen sulle selle eest väga tänulik. Endla ja Tango Oole. Muusika on olnud mul alati nõrk koht ja laulumees pole ma ka suurem asi. Aga vähemalt on olnud mul lausa 2 õpetajat, kes on üritanud seda huvitavaks teha ja lasknud tunnis laulda.
vanasti asjad olid ning kuidas ja miks mingi sõda toimus, oli ääretult hea. Arvan, et paremaid ajalooõpetajaid ei oskaks soovida. Ja Margus, aitäh, et õpetasid meile, kuidas ühiskond toimib ja mis selleks vaja on. Eesti keel pole ka kunagi olnud mu tugevam külg. Ma küll üritan jätta meelde, kus ja millal need komad panna ja millal kirjutan kokku ja millal kirjutan lahku. Aga no ei jää meelde. Sellegi poolest aitäh, Tiia. Olid mulle eesti keele alaste probleemidega alati abiks. Inglise keel on vaieldamatult üks räägitumaid keeli maailmas. Sellepärast olengi tänulik Siirile, et on mind õpetanud olema nii grammatikaliselt kui ka häälduselt korrektne. Klassis oli mul klassijuhatajaks lausa 2 õpetajat. Ets ja Ingrid, kes olid kindlalt väga tähtsad inimesed mu kooliteel. Nad õpetasid mulle palju elutarkusi ja nippe. Aitäh teile! Andres ja Kristiina, käsitöö ja puutöö. Need olid ained, kuhu minnes mõtlesin alati, et nüüd saab nalja ja rahulikult mõtiskleda ja oma asja ajada. See oli väga rahustav. Aitäh, et pakkusite seda võimalust. Signe, vene keel on minu jaoks tõeliselt huvitava kõla ja ehitusega. Ma tahaksin selle uues koolis kindlasti selgeks saada, sinuga vene keeles vestelda. Aitäh sulle! Jätsin kõige tähtsam inimese, milleks on meie klassijuhataja ja matemaatikaõpetaja Kairo. Tänan sind eriti selle eest, et süstisid meisse rõõmu ja teotahet, käskisid meil alati negatiivsed hinded kohe korda teha ja panid meid ekskursioone organiseerima. See tuleb meile kindlalt tulevikus kasuks. Sest et mälestused kõikide teiega olid võrratud, siis arvan ma, et kõik meie klassis lõpetanud nõustuvad sellega. See on minu poolt kõik ja tänan veel kord saalis viibijaid, et kuulasite minu pika jutu ära. Ja klassikaaslased, me tegime ära ja lõpetasime põhikooli. Lõpetan siis selle osa ära, et teema, mis ma
kellega teed. Õpilasfirmad on need ettevõtmised, mis toodavad Läänemaal ka väga ägedaid asju. Ja Kairo on matemaatikaõpetaja ja mina soetasin õpilasfirma käest Läänemaal ühe pinali, mis on väärtuslik matemaatikaõpetajale. Et kui avad selle, siis üllatus. Aitäh! Palun siia 9. klassi lõpetaja Minna Matilda Reilmann. Töötab väga hea. Ma välisen ja kui mul sõnad sassi lähevad, vabandust. Siin minu kirjutatud kõnes on ainult märksõnad. Ma teen väga palju improvisin, et armsad lõpetajad ja õpetajad ja lugupeetud külalised. Ma olen juba mitu korda seda nuttu kinni hoidnud siin, nii et kui ma siin kõne ajal ka nutma hakkan, siis uuesti palun vabandust. Ma olen siin koolis olnud tegelikult üsna vähe aega, aga tunne on, nagu oleks olnud siin juba pisikesest saati. See klass siin mingil põhjusel on nii lähedaks saanud. Jah, Kairo, mingil põhjusel sina ka. Ma jään neid kõiki nii palju igatsema. Isegi kui vahepeal oli tunne, et keegi ei tahtnud nagu sama hapnikku hingata. Jään igatsema seda klassi, kes alati aitasid, kui kellelgi oli mingi mure. Jään igatsema seda, kuidas Triin kõigil alati puid alla pani. Jään igatsema seda, et kui Rudolfiga juttu pidid ajama, pidid pea kuklasse ajama. Jään igatsema seda, kuidas ema pani sind kahtlema, kas ta on ikka brünett või blondiin. Jään igatsema seda, kuidas ma Eveliniga vahetunnis õpetajate too ees raamatuid lugesime või seda, kuidas me poes käisime ja iga kord tema välja tegi. Jään igatsema seda, kuidas ma olin nõus vabatahtlikult aitama Hannat, kui ta töödega hakkama ei saanud, eriti kui tegemist oli ajalooga. Jään igatsema seda... Oota. Katariinast ma ei räägi, sest tema puhul ma jään rohkem igatsema kui ühte asja. Jään igatsema Kristinit debiilseid nalju ja tema fotoshoote. Jään igatsema seda vaadata pealt ja naeru kinni hoides, kuidas Michael Maitatunnis Kairo eest ära jookseb. Jään igatsema seda, kuidas tund oli vaikne ja järsku keegi jälle häälitseb. See oli tavaliselt Marko. Jään igatsema seda, kuidas Toor täpselt sama asja tegi, aga igal pool mujal. Jään igatsema seda, kuidas kõik poisid alati Raiani muskleid vaatasid ja sellest kogu aeg rääkisid. Jään igatsema kõiki Ruudi nalju ja kõiki inimesi, keda ta järgi tegi. Jään igatsema Sandri kuulsust, isegi kui teda ei olnud koolis. Jään igatsema seda, kuidas matemaatikas ülesande anti ette ja 2 minutiga Tristanel oli see valmis. Jään igatsema seda, kuidas klassis vaatasid ringi ja saaksid mõtlema ja soistasid. Jo, kus kiks jälle on? Seesama klass aitas mind läbi murede ja suurte probleemide. Aga ma jään igatsema ka õpetajaid, kellega ma neid probleeme suurema tõenäosusega ei oleks. See oli tali. Jään igatsema neid Kairo isa nalju kõikides tundides. Jään igatsema Signe Krisleti vene keele kodutöid, mida ma vaatasin ja õppisin ja siis mul ei olnud preemiumi, nii et ma ei saanud kõike sõnu pähe õppida. Jään igatsema Tangola muusikatunde, kus me ikka laulsime ja isegi poisid seal tunnis laulsid nagu südamest. Jään igatsema seda, kuidas Tiina alati naeris meie naljad üle, isegi kui need ei olnud naljakad. Jään igatsema seda, kuidas ma tööõpetusse läksin ja Kristiina pilk oli selline, nagu sa teeksid kogu aeg midagi valesti. Jään igatsema Siirit, kes inglise keele tunnis Katariinat kiusas, et tegi minu pealt maha, kuigi ta ei teinud. Jään igatsema Alari keemia ja kunstitunde, kus sa värisevate jalgadega tahvli ette pidid minema. Jään igatsema Tiia eesti keele ja kirjanduse tunde ja siis lootma Jumalat, et palun teeme niimoodi, et ta ei pane jälle sellist kodutööd. Jään igatsema Kaili ja Silveri kehalise tunde, kus sa vahepeal tundsid, et enam ei jõua, aga siis Kaili
naeratus, ma panin sind ikkagi edasi püüdma. Silver, sul on ka väga kena naeratus. Jäi katsuma elu füüsikatunde, kus sa lihtsalt mitte midagi vahepeal aru ei saa. Ja sa ei julge küsida ka, sest et äkki ta viskab sind aknast välja. Jäi katsuma ühiskonna ja ajalootunde maistega. Nad olid alati teis naeru, alati teis rõõmu ja maista tahtis alati meile kahtesi panna. Aga me ei lasknud seda teha loomulikult. Jään kogu seda kooli katsama ja kogu seda juhtkonda, kes siin on. Kogu neid ülejäänud sõpru, kellega ma sain siin tuttavaks. Jäin igatsema seda, kui kohvik veel alles oli ja ma sain iga söögi vahetult kogu aeg seal jooksmas käia ja minna kohe ostma mingi heine endale sinna. Ja igatsema seda, kuidas ma vingusin, et jälle peab matemaatikasse kõndima, ei jaksa enam. Aitäh teile kõigile selle aja eest, mis te pakkusite mul siin. Ma jään teid väga igatsema ja ma ei taha üldse nutma hakata. Armastan teid. Kõnega on kõik. Minu õpetajad siin koolis on mingil põhjusel minu ühed kõige suuremad fännid ja nad alati iga ürituse ajal kogu aeg ütlevad, palun laula. Siis ma ikkagi mõtlesin, et lõpetamisel ma siis viimast korda laulan, et ma teen neile midagi selle eest, mida nemad on mulle pakkunud 5 aasta eest. Loodan, et ma laulan valdavad kohad välja. There's no sunshine this impossible year, only black days and sky gray and clouds full of fear and storms full of sorrow that won't disappear, just typhoons and monsoons, this impossible year. There's no good times, this impossible year, just a beachfront of bad blood and a coast that's unclear. All the guests at the party, they're so insincere, they just intrude and exclude this impossible year. Annan sõna 9. klassi klassijuhatajale Kairo Kivile. Kallid õpetajad, kolleegid, lapsevanemad, kohalviibijad. Kui kõik kirjeldasid teid ülivõrdes, siis mina olen lihtsalt sõnatu. Lihtsalt ei ole sõnu kirjeldamas seda emotsiooni, mis siin praegu on. See on lihtsalt uskumatu. Me olime ainult aasta koos põhimõtteliselt, kus me jagasime muresid, rööme, aga selle võiks vabalt 10-ga korrutada. See oli lihtsalt uskumatu. Need pildid, need mälestused. Te teate mind.
ma ei ole siuke, kes väga harras on, aga teie mind täna murdsite. Päriselt. Ütleme nii, et te olete mind väga palju õpetanud. Mina teid suunanud, nõu andnud, aga see on alati kahepoolne. Ma olen nii palju abi teid saanud, tuge saanud. Aitäh teile selle kõige eest. Ja ütleme nii, et saatus teie pingutuste toel annab teile väga palju valikuid. Teie tehte lihtsalt see õige. Teie mõtlete, otsustate, mida te tahate. Lihtsalt edu teile, lennake. Aitäh! Soovitu tulla lastevanemate esindajale. Ma selle koha peale sinna ei lähe, sest et see on mingi märg koht. Seal tegid pisarad silma. Tulen siiapoole. Tegime sellise koostööna Kristjani ema Helega väikse jutukese. See hetk, kui nad istuvad esimest korda suures Aktuse saalis, trükilõhnaline aabits süles, mõtleb ilmselt iga lapsevanem, et ta on nii tubli, ta saab kindlasti hakkama, oskab lugeda ja kirjutada natuke ja pisut arvutada ka. Kõik lapsed on ju toredad, kindlasti leiab palju häid sõpru ja kõik läheb hästi. Samal ajal pressib mõtetesse väike hirm. Aga mis siis, kui ta ei saa hakkama? Nii hästi kui teised. Mis siis, kui teda hakatakse kiusama? Või saab temast hoopis ise see väike pahalane? Võib-olla ta ei leiagi sõpru? Või leiab sellised, kellega koos need mured tekivad? Nüüd 9 aastat hiljem tagasi vaadates võime ilmselt kõik tõdeda, et on olnud lihtsamaid ja keerulisemaid aegu. On olnud võite ja kaotusi, on olnud palju siirast rõõmu ja südamest kurbi hetki. Aga see kõik on teinud neist noored inimesed, kes nad täna on. Abivalmid, usaldusväärsed, avatud, julged, oma arvamusega, ettevõtlikud, sportlikud, musikaalsed ja nii edasi. Võime olla kindlad, et neist kõik on leidnud endale sõbrad, kellega aastaid hiljem kohtudes saab südamest naerda tänaste instapiltide üle. Ja olla tagasi nendes hetkedes just nagu polekski aastaid mööda. Aga kui on kool, siis on ka õpetajad. Kui paljudes koolides hüüab laps viimasel koolipäeval direktorile. Tšau, Signe! Noorutse koolis just nii ongi. See on meie kool koos meie oma inimestega. Siin on kõik võrdsed ja lihtsad. Siin ei pea lapsevanem õpetajaga kohtumiseks aegasid broneerima. Võid kohtuda kohalikus poes või sadamamuulil ja ta leiab aega, et ise sinu lapsest rääkida ja sind ära kuulata. Ta leiab aega, et sinuga koos nutta. Ja ei pane pahaks, kui sa mõne terava nalja teed. Ma usun, et kõikidel õpetajatel siin on iga noore kohta oma lood meenutada. Ja ma siiralt loodan, et kui kunagi kohtute, tulevad nad teile meelde just nende parimate lugudega. Aitäh teile, kallid õpetajad, et oleme saanud oma lapsed teile usaldada. Ja saame vaid soovida teile just selliseid ägedaid lapsi ja Maaratsi kooli ka edaspidi. Muidugi ei ole koolis ainult õpetajad. On palju neid armsaid inimesi, kes meie laste eest on hoolitsenud. Koristavad sellepärast, et nad saaksid sokkidesse ringi joosta.
hoolitsenud, et kõht on neil täis ja olnud abiks ka igasugustes muudes muredes. Sügav kummardus. Meid ei oleks ju täna siin, kui ei oleks lapsevanemaid. Ma tänan siiralt kõiki vanemaid, et te olete olnud olemas nende tublide inimeste jaoks. Ja et neist on saanud just sellised noored poid ja tüdrukud, nagu nad täna siin on teie ees. Edu ja jaksu teile ka lapsevanemad, edaspidiseks. Armsad noored, õnnitleme teid põhihariduse saamise puhul. Siit saab ainult paremaks minna. Edasi kasutage antud aega ja liikuge sihikindlalt, panustades oma unistuste poole. Unistage suurelt, on minu selja taga seina. Tehke seda. See on teie elu ja teie võimalus. Seniks aga nautige suure vahe. Ma tean, et õpetajad võisid seda sõna võtta, nii et palun tule ja räägi. Endla, sina tahtsid. Ma mõtlen, et ma ei maha vist ka sinna. Kõigepealt. Tänan selle kutse eest. Ja kui ma selle kutse sain, siis ma ei mõelnud hetkegi, et kui see päev mulle sobib, ma jätkan tulema. Aitäh teile selle eest. Ja mis ma mõtlen, et see aeg, mis me koos olime, see oli lihtsalt üheline. Ei olnud nii palju, mida näinud seda kokku saame. Ma jätkan neid siin rääkima. Ja kallid lapsevanemad, kallid endised kolleegid, tegelikult see aeg oli imeline. Et ma ei unusta kunagi seda aega. Ja mul on siin üks pikker ka käes. Ja mõtlesin mõned päevad tagasi, jäin kuulama ühte lugu. See lugu hakkas mind kõnetama. Ja võib-olla see lugu kõnetab ka teid. See tähendab seda, et kui sa oled siit kaugele lennanud, ma ei tea, saanud millekski väga tähtsaks, kuulsaks, siis ära unusta, et sa tegelikult oled. Et kui te ei pahanda, siis ma teen selle väikese loo. Ja kui sa tunned mingid hetkel, et sa tahad kaasa laulda, siis võid seda teha. Aga mu käsi väriseb ja ma olen kahjunes ka. Pole ammu siin olnud.
suur aitäh teile, meie 9. klass. Ja mina usun, ja ma olen ka päris kindel ja võtke seda käsku, te tulete siia külla meile. Ja teeme palun neile kõigile ühe suure aplausi. Et me ikka ei lõpeta üldsegi veel, sest et keegi soovib sõna. Ja ma olen Minna isa küll, jah. Aga tegelikult ma olen siin teisel põhjusel veel, kuna ma olen sellises organisatsioonis nagu Kaitseliit ja terve mu perekond on vähe digilaiguline, nii ka Minna. Uskuge mind, ta on väga hea luureja. Ta tuli sinna ridadesse, kuna isa ja ema olid ees, siis tuli muidugi laps järgi, aga ta pidi ootama 4 aastat, et saada kodutütreks, sest ta tuli 3-selt esimesele matkale. See, et ta rattatolis magama jäi vahepeal, see ei häirinud mind üldse. Ja alati on siis Malev saatnud omad tervitused kõikidele lõpetajatele, et kui reedel või neljapäeval saatsin terve hunniku noori kotkaid kodutütreid siis enda töökohas Nissi põhikoolis teile, siis täna tervitan teid, Noorotsi kooli õpetajaid. Aga üks raamat on sulle Minna. Allan Saukas ja Piret Reinmann tervitavad. Ja see raamat on Looda, unista, ela 365. Ja igaks päevaks on siia üks väike nõuanne sulle. Tänase päeva kohta on kirjutatud nii. Hüppa asjade keskele, määri käed, kuku näole ja siis sirutu tähtede poole. Kallis Minna Tiller-Reimann, aitäh, et sa oled panustanud Eesti riigikaitse tulevikku. Aitäh sulle selle eest, et sinu ema ja isa teavad kindlalt iga kell, et kui meil on vajadus oma riiki kaitsta, siis kodu on korras. Aitäh sulle! Aitäh! Veel kord teile suur aitäh ja väga-väga suur aitäh otse loomulikult kõigile Noorotsi kooli töötajatele ja suur aitäh teile, armsad lapsevanemad. Teeme palun kõik ka veel ühise. Suur aitäh! Tänane pidulik aktus ja ma palun lippude sisseviimiseks, väljaviimiseks ja meie abiturientide väljasaatmiseks seejärel pärast lippude väljaviimist. Palun tõusta.